Hommikust või peaks ütlema lõunat, kell on kohe 11:30. Igatahes ma täna hommikul juurdlesin pikalt. Kui ma ütlen pikalt, siis umbes selline tunnikene, et kas ma peaksin tegema täna vlogi või mitte. Ja siis ma jõudsin sellisele järeldusele, sest et ma tean, et ma niikuinii ei nagu taha filmida YouTube'i formaadis. Me lähme täna mäele, Kuutsekale. Et ma ei taha filmida YouTube'i formaadis, vaid pigem ikkagi Instasse. Aga siis ma jõudsin sellele järeldusele, et ma teen siis nagu mingi nädala vlogi, sest et täna kusjuures, no ma trenni filmida ei saa, aga mul on esimene trenn, ma läksin tagasi Tantsulisse Eliiti. Sellest ma võib-olla räägin õhtul pikemalt. Igatahes, täna on selline vahva päev tulemas, ehk siis me läheme kõigepealt mäele ja siis mul õhtul trenn ka veel. Ja siis ma mõtlesin, et kuna mul on neljapäeval Jaapani headspa, mul on veel eksam üks tulemas, siis me teeme sellise lihtsa mõnusa nädala vlogi sellest kõigest. Ja ma praegu panin endale siis sellise vormi selja, suusatajate sokid ka. Ja nüüd ma siis kiirelt söön. Tegin endale soojaks eilse õhtuse toidu. Ei näe eriti soorata välja, aga ta on väga maitsev. Igatahes riis, aetoad, tomat ja siis kodujuust kõrvale. Sest et ma otsustasin, et või nagu mul on täiega hakanud kodujuust maitsema erinevate toitude kõrval. Ja ma kasutan teda kui hapukoora asemel, nii et jah. Aga appi ma juba näen, et mu pere tuleb, nii et ma pean jooksma. Äkku ja peadki. Me oleme Kuutsekale kohale jõudnud. Nii tore. On alati see nagu hull excitement, see esimene kord, kui iga aasta nagu Kuutsekale tuled, see on nagu it's different. Igatahes meil pere jäi ennast kokku pakkima, ma lähen võtan piletid ja kõik asjad ära. Ja siis nii mõnus, nii vähe rahvast on täna. Sest et muidu on alati olnud see, et me oleme tulnud nagu nädalavahetusel ja siis on meeletult rahvast ja siis ootad nagu nendes järjekordades. Seega häkk teile, tulge, kui võimalik, siis tulge nädala sees. Palju vahvam ja mõnusam suusatada ja lauatada, igatahes ma võtan piletid. Tiitu tuleb seal. Ma nüüd olen veitsin 2 korda mäest alla lastud. Ma lasin sealt veits järgsemast ja siit pea nii-öelda nõrvalt. Ma arvan, et on peanõrv. Väga mõnus, väga tore on. Aga veits on nagu, kuidas ma ütlen, on märgata, et pole päris ammu suusatanud. Et veits on kondine see kõik. Ma arvan, et kui ma siin nagu veits veel liuglen, siis küll läheb paremaks ja tuleb see tunnetus ka. Aga muidu mõnda nii ilus, kõik on nagu mega lumine ja selline. Need Emme ja Robini Ette on vist seal laste ja õppenõrval. Et Ettele täitsa meeldib see suusatamine. Nii et lõpuks on meie perest peale 3 lauata ja lisaks minule veel üks suusataja. Nii et ma nüüd varsti jõuan ülesse ja siis laseme uuesti alla. Rõõmus ja rõõsa. Robin läheb sealt. Jee! Kuidas maitseb plögi ette? Hästi. Ja Robin läks selle endale. Mis Robin võtma läks? Vett, lihtsalt kui tervislik. Ette nüüd läks tuttu autosse. Tema suusatamised on suusatatud tänaseks. Me lähme nüüd uuesti mäele. Meil on mingi selle 40 minut aega, enne kui me minema hakkama. Nüüd, we're gonna have some fun. Kell on nüüd vahepeal 7 saanud, lähme nüüd trenni. I'm so excited. Ma võin ju nii ammu nagu tantsutrennis käin, nii et I'm happy. Emme tuli nüüd trenni. Missi on hoopis järel. Ma mõtlesin, et Emme tuli järgi. Mina sõita. Ma olen nüüd koju jõudnud. Lähen teen kohe enda everything shower rutiini peale pesu, peale trenni, sest et ütleks niimoodi, et ta oli päris korralik küte ja selles mõttes, et ta ei olnud nagu midagi sellist, et ma ei tea, pilt läks eest, aga lihtsalt, et ikkagi oli korralik pingutus kehale, mida ta pole ammu saanud, vähemalt nagu sellisel tasemel. Aga mulle väga meeldis.
meil oli täna süke. Ja siis mõtlesin, et ma lubasin suure suuga hommikul, et räägin talle tagamaid. Ega mul eriti midagi rääkida ei ole. Selles suhtes, et kuna ma olin kindel, et mina tahan minna BFM-i juba eelmisel aastal, 12. klassis. Ja ma teadsin, et ma lähen Tallinnasse elama selle tõttu. Või ma ei olnud kindel, et ma saan BFM-i, aga ma lihtsalt nii väga tahtsin ja nagu ma teadsin niikuinii ma Tallinnasse kolin. Ja siis ma juba eelmisel hooajal ütlesin, et see on minu viimane hooaeg, sest et teisest linnast käia trenni igapäevaselt põhimõtteliselt on ka natuke veits keeruline, kuigi ma nüüd teen seda kooliga. Aga vahepeal toimusid siin siis need muutused ja selles mõttes ma sügisel veel mõtlesin, et samas kui ma nüüd nagu Tartus olen, siis võiks ju täispima tagasi minna. Keegi minu meelest küsis mult seda nagu, et kas sa nüüd lähed siis tagasi. Aga kuna mul tõesti kooliga oli nagu nii jõhker graafik, et meil oligi praktiliselt iga päev tund, siis see ei mänginud lihtsalt välja. Et ja kuna mul on kool õhtuti, siis jah, see ei oleks kuidagi toiminud. Nüüd aga, kui meil on veidikene nagu rahulikum see graafik, tunniplaan, siis ma vaatasin, et saaks täitsa käia. Üks päev küll veits on nagu selline... Aga ma arvan, et ma saan selle toimima selles suhtes, et ma tõesti nagu igatsesin tantsimist. Ma tunnen, et kehal on vaja seda liikumist ja seda viis just enda enese väljendamiseks. Ja ma olen väga õnnelik. Ja nüüd ma lähen teen everything showeri. Ma panin endale küünlakesega põlema, et oleks selline romantiline. Mul käis just kuller. Tõi 2 suurt pakki. Üks on selline ja teine on selline. Ja need olid mega rasked. Nad olid mingi 35 kilo, kui ma ei eksi. Nagu selle saadetuse peal oli kirjas. Sest nad on täis jooke Kekerist. Ja ma ei tea, kuidas ma need üles sain. Igatahes ei olnud kerge. Ma nüüd avan ja vaatan, mis kõik täpsemalt sees on. Mis ma lõppkokkuvõttes tellisin. Vaadake siin kõik joogid. No see on mu vesi korraks siin. Siin kõik vitamiinvellid. Kombuchad, mahlad ja siis pöörbelse shake'id. Tänane joogihaul. Ma hakkan neid nüüd kõiki külgapere panema, aga on nii õnnelik, et mul on nii palju häid jooke, mida vahepeal õhtusöögi kõrvale võtta või päeva jooksul haarata. Käisin vahepeal tänases teises trennis. Nüüd tuli missiga hoopsi. Kuna ma nüüd kavatsen veidikene tervistlikumalt toituda või ma toitungi, siis mina kooki ei võtnud, tema võttis koogid. Mul kästi midagi välja valida, nii et ma vaatan mingid salateid või mis siin on nagu head. Ma just võtan need ananassid, need tunduvad head. Ja siis ma võtsin selle vanaema kurgisalatiga. Mul jäi lõhet lõunasöögist alles. Nii et ma söön nüüd õhtusöögist lõhet, siis seda salatit ja võib-olla teen riisi kõrval või ma vaatan, kus mul sobiks. Issi ootab seal. Tere hommikust. Lähme nüüd What the Face'i. Oh my god, kas ma unustasin selle kinkekaarti koju või? Minge pekki reaalselt. Mul praegu tuleb meelde, et ma unustasin selle kinkekaarti koju. See oli nii mõnus. Reaalselt. Ma tahaks iga kuu hakata käima. Oh my god. Kombucha ja praegu vaatan siis enda õppejõu mingit loengut. Mul on täna reklaamieksam, suuline. Meil detsembris oli see nagu kirjalik ära ja nüüd on siis suuline. Ehk siis koosnes 2 osast. Ja ma eile õppisin, ma tegelikult alustasin õppimist varem, aga ma kuidagi nagu intensiivsemalt hakkasin eile õppima. Ja tegelikult see teema ei ole uus mulle, sest et ma pidin detsembris sama asja õppima. Aga ikkagi kuidagi närv on sees ja selline veits ärema olla, sest et see on nagu loosiga. Võtad endale pileti ja ma ei taha... Või nagu selles mõttes ma loodan, et ma saan mingi normaalse teema, millest on nagu võimalik rääkida, sest et meil on seal nagu päris erinevaid. Üks on mingi bränd, positsioneerimine, need on nagu sellised loogilisemad või nagu nad on sul on seal nagu mingid kindlad asjad, mis sa pead teadma näiteks. Aga minu meelest
kõige keerulisem on see seadusandlus ja üldse nagu mingi selline pool, sest et sorry, aga mul ei jää kõik nagu seadused pähe ja nagu ma ei kujuta ette, mida ta küsib seal, sest meil ei olnud nagu mingeid selliseid eelnevaid küsimusi ka ette antud sellel teemal, nii et ta on veits creepy ja minu meelest eetika teema ka, et nagu ma ei kujuta ette, mida ta küsib seal, sest et eetika on ju täpselt selline asi, mis sõltub inimesest endast, tema väärtustest, tema nii-öelda mingitest hinnangutest, et kuidas sa sellist asja hindad. Aga jah, igatahes ma võib-olla sellepärast hingeldan praegu niimoodi. Käisin all, mul tuli kuller. Nii et ja MyProteini pakk saabus lõpuks. Mitte lõpuks, aga ma nii ootasin seda, sest et ma tellisin trenniriideid. Ja kuna ma läksin täispima tagasi, siis on eriti tore see, et ma saan uute trenniriietega trenni minna. See kuidagi motiveerib nagu veel rohkem. Igatahes näitan teile kiirelt ära. Ise unustasin ka vahepeal ära, mis ma siin tellisin juba. Ja siis õpime edasi, sest et mul praegu on see õppimistuhine, see lock-in tegelikult faas. Endale ma nägin, et seal MyProteinis oli see elektrisinine set, mega ilus, nagu tõesti. Ja ma praegu vaatan, et see ongi nagu, I love it. See on siis nagu see vest, aga ta näeb nii kena välja, ta on nagu sellise veits kandilise lõikega. Selline. So pretty. Siis ma tellisin endale, mul jäi veits oma krediidist üle ja siis ma nagu mõtlesin, mis ma võtan. Ja siis ma avastasin sellise, seal olid tegelikult püksid ka, ma tahtsin püksaga, aga mul ei olnud piisavalt krediiti. Igatahes ma võtsin sellise sports bra endale, oranži, mega ilus. Ja mul on sama lõikega must ja roosa olemas ja ta ilusti hoiab ja istub, nii et jep. Ja minu arust sinisega läheb ka hästi kokku, mul on need sinised püksid ka. Siis ma Sillule võtsin dressipüksid. On need dressipüksid? See on pusa. Jaa. Selline helesinine pusa või nad on nagu hallikas sinine. Ja siis püksid talle. Siis talle tundub, et need hallid meeldivad dressid, mis ma MyProteini tellisin. Nii et jah, aga need on ka nagu alt. Need on vist sama mudel, lihtsalt nad on beežikat värvi. Aga hästi mõnusad. Mul on endal samad hallid. Viimane asi on siis minu püksid sellised. Neil on need taskud ka külgede peal. Aga minu meelest ülinunnud. Lähevad nii selle oranžiga kokku kui ka selle sinise full setiga. Ma olen väga happy. Ma praegu selge ei hakka proovima, ma õpin edasi. Aga selline see haulikene sai. Oli tore. Hello, on kätte jõudnud laupäev. Käisime just hinnapommis Silveriga. Võtsin endale Sour Patch Kids. Ma eile rohkem ei jõudnudki rääkida, ma olin nii närvis ja stressis selle eksami pärast. Lõppkokkuvõttes läks hästi, sain A, nii et all good. Aga ma rohkem midagi eilse jooksul ei teinudki. Tulin tagasi Tartusse. Nii et ja nüüd meil on mingi poodide ralli, et me käime ostama süüa endale.